Alustame erakorraliste uudistega. Iisraeli kaitsevägi alustab rünnakuid Lõuna-Liibanonis, süüdistades Hezbollaht relvarahu rikkumises põhjarindel. Olukord areneb kiiresti. Selle rikkumise üksikasju ei ole veel avalikustatud. 3 päeva varem andis Iisraeli kaitsevägi kiire evakuatsiooniteate Lõuna-Liibanoni Mansuuri küla elanikele enne kavandatud rünnakuid terrorirühmituse vastu. Iisraeli kaitseväe araabiakeelne pressiesindaja ütles, Hezbollahi rikkumise valguses on Iisraeli kaitsevägi sunnitud selle vastu jõudu kasutama. Ta kordas, et kõik, kes viibivad Hezbollaha võitlejate, rajatiste või relvade läheduses, seavad oma elu ohtu. Samal ajal on Itaalias toimunud dramaatiline areng. Iisraeli ja Liibanoni vahelised kõnelused on lõppenud. Roomas lõppesid need mitu tundi varem, Iisraeli delegatsiooni allikas ütles I24 Newsile. Iisraeli suursaadik USA-s Yehiel Leiter palus Ameerika poolel peatada kõnelused Liibanoni delegatsiooni korduvate eksitavate lekete tõttu. Arutelud jätkuvad neljapäeval. Ja nüüd, et rääkida viimastest arengutest, on mul hea meel tervitada stuudios reservkolonelleitnant Jonathan Conricust, endist Iisraeli kaitseväe rahvusvahelist pressiesindajat ja vanemteadurit Demokraatia Kaitsefondis ning meie Lähis-Ida vanemkorrespondenti Ariel Otseranit. Härrased, suur tänu teile mõlemale. Jonathan, ma soovin alustada sinust. Olukord kohapeal areneb. Iisraeli kaitseväelt on selge sõnum. Kui Hezbollah terrorirühmitus rikub relvarahu, järgneb kiire vastus. Jah, ma arvan, et me võime selgelt öelda, et Hezbollah on tõepoolest rikkunud kokkulepet, on toimunud rünnak. Detailid ei ole veel selged, kuid kahjuks me teame, et sellel rünnakul on tagajärjed. Ja mida Iisrael nüüd teeb, on see, et nad valmistuvad juba. Tead, me oleme juba mõned löögid andnud, aga ma arvan, et me peame arvestama mõningate asjadega, mis toimuvad Lõuna-Liibanonis ja muidugi ka sellega, mis toimub Roomas. Kõik need asjad on omavahel seotud ja ma laiendaksin isegi seda, mis toimub Liibanonis ning seoksin selle Iraanis toimuvaga, mis puudutab USA'd ja Hormusi. Need on seotud ülevalt alla. Ma ütleksin, et iraanlased tõenäoliselt õhutavad oma erinevaid käsilasi, Iraagi relvarühmitused, Jeemeni hutid ja Liibanoni Hezbollah, tegutsege rohkem, tekitage rohkem ebastabiilsust, tekitage rohkem vägivalda. Iraanlased ei ole rahul Iisraeli ja Liibanoni vaheliste läbirääkimiste ning käimasoleva kokkuleppega. Nad tahavad seda destabiliseerida ja lõhkuda. Ja nende jaoks on parim viis selleks kasutada Hezbollahat koha peal. Rikkuda kokkulepet, põhjustada meie poolel märkimisväärseid tabajärgi ja siis sundida Iisraeli sellele reageerima. See on kindlasti iraanlaste huvides. Ja me näeme, et Roomas toimuvad kõnelused on muidugi positiivsed, et need üldse toimuvad, kuid need on väga pingelised. Ja isegi nagu te ütlesite, suursaadik Leitner palus need täna varem lõpetada nende asjaolude tõttu. Ma nimetaksin neid ebaausateks leketeks ja manipuleerivateks väänamisteks, mis on tulnud Liibanoni poolelt, peamiselt püüdes toime tulla Hezbollah infosõjaga Liibanoni valitsuse vastu. Aga see on seotud ka sellega, millest me just teatasime ja sündmustega, mis koha peal toimuvad. Nii et meil on erinevad organisatsioonid ja üksused, mis keskenduvad samale lahingupiirkonnale. Hezbollah viib ellu oma kohalikke plaane, kuid teenib minu arvates ka Iraani huve. Samuti saab olema väga oluline, Ariel, jälgida, kuidas Iisraeli kaitsevägi sellele reageerib. Me teame, et enne neid rünnakuid anti teatud Lõuna-Liibanoni piirkondadele evakuatsiooniteated. Samal ajal ootame, kas see vastus vallandab midagi uut Hezbollahilt ja see võiks olla potentsiaalselt väga muret tekitav. Ja, Iisraeli kaitsevägi pole teatanud, et nende vastulöökide laine selle rikkumise eest oleks lõppenud. Kuid tundub, et tegemist on piiratud ulatusega vastulöögiga. Selle eesmärk on mitte läbirääkimisi rööpast välja viia, erinevalt sellest, mida Hezbollah tegi, kelle eesmärk oli läbirääkimised nurjata, mitte ainult rünnakuga, vaid ka püüdes esile kutsuda jõulisemat Iisraeli vastust, mis muudaks Liibanoni poole jaoks praktiliselt võimatuks Iisraeliga läbirääkimiste jätkamise. Seda ei juhtunud ja seega näeme siin võiksime öelda, et see on selle läbirääkimisprotsessi esimene proovikivi. See on kestnud juba mitu nädalat ja peaks jätkuma.
samuti mis puudutab pilootalasid, mis on üks teemadest, mida pooled arutasid. Oleme alles nende pilootalade esimeses etapis, räägime 3 külast, enam kui 20. 10 külad vajavad veel Iisraeli vägede väljaviimist ja üleandmist Liibanoni relvajõududele. See protsess kulgeb väga aeglaselt. Ja see annab Hezbollahile piisavalt aega õõnestada, ähvardada ja proovida läbirääkimisi lurjata. Mõlema poole ülesanne on tagada, et seda ei juhtuks. Mis puudutab Liibanoni poolt Iisraelile antavaid kinnitusi, et selliseid juhtumeid enam ei juhtu või erinevalt sellest, mida Joonatan kirjeldas, Hezbollahi infosõjale kaasa mängides. See väide oli, et linn, kus see rikkumine aset leidis, ei olnud turvatsoonis. Kui iga Iisraeli kaitseväe kaart näitab, et Mansuuri linn asub turvatsoonis, mis keelaks Hezbollah'l seal tegutseda. Nad tegutsesid seal. See on relvarahu rikkumine, aga me nägime, et Liibanoni pool mängis sellele kaasa. Ja Iisraeli poolel on prooviks ühelt poolt üles näidata vaoshoitust, aga mitte lubada Hezbollah'il oma rikkumistega jätkata. Sest kui Hezbollah saab hoogu juurde ja muutub, ütleme nii, enesekindlamaks oma suutlikkuses neid rünnakuid Iisraeli vastu läbi viia. See õõnestaks läbirääkimisi ja pingestaks neid pikaajaliselt, mis ongi see ajavahemik, mille jooksul me ootame, et need läbirääkimised jätkuvad. Mis tõstatab küsimuse? Jah, ma mõtlen, Iisrael peab ilmselgelt nii tõsisele rikkumisele ja rünnakule vastulöögi andma. Iisrael peab märkimisväärse vastulöögi andma, et Hezbollahi heidutada ühelt poolt, teiselt poolt, kui me seome siia piirkondliku osa. Iisrael ütles lihtsalt ei, küll rohkemate sõnadega, aga üldiselt ütles lihtsalt ei rahunõukogule ja kaasas taganemisele. Ja ma ei usu, et Iisrael tahab paista sellisena, kes ütleb ei positiivsetele arengutele kaasas. Ega ka olla riik, keda nähakse või sihitakse kui rahu läbirääkimiste nurjajat Liibanonis. Nii et see on väga õrn olukord, palju osapooli, kuid me võime muidugi eeldada, et Hezbollah teeb jätkuvalt kõik, mida suudab, et nurjata rahuprotsessi Iisraeli ja Liibanoni vahel. See häirib neid, see tekitab neile stressi ja see on Hezbollahi jaoks märkimisväärne oht. Sellepärast nad tegutsevadki nii, nagu nad tegutsevad.